Siin toimub graveerimine. Kennet kirjutab siia programmi teksti. Seal masin graveerib. Meil on sellised valged karbid, millel tuleb selline sahtel lahti satiinsisuga. On ka sangad, et siis saad seda anda kui kingituse kohe. Käevõrud on meil siin ootel. Ma ei tea, kas näeb, aga nüüd kohe koju. Tule kohe koju. Mehele, et kui mees on tööl või sõidab koju, siis vaatab käevõrru ja siis saab aru, et peab kohe koju tulema. Või siis mees on baaris. Haarama õllet ja siis ta näeb käe peal oma seda käevõrru, et see on kirjas, et tule kohe koju. Nüüd on kõik ehted karpides. Nii kaua kui Laura siin pakendab, siis meile tuli pakike. Amazoni eest. Amazoni pakike. No vaatame. Kiisu juba kisendab siin. Oota, võtad ära. Kokokätt. Kokokätt. Tuistema. Kokku juba uudistab. Meil on siuke water fountain. Kole, sinine ja plastikust. Nii. Tellisime Petolalt natuke premiumi water fountain. Instructions. Mis see siit lahti tuleb? Nii vähemalt pudi pani ka veel. Hakkame siis vaatama, kuidas see töötab. Kiisu on päris älevel juba. Aina kiisu. Ma olen vahepeal siin targemaks saanud. Siin on see, kus see vesi sisse läheb. See aluse vee, mingi aluse filter. Esimene step on siis, et peab selle karbonfiltri soukima vee sisse. 5 minutit. Ja siis pesema selle kõik asjad ära. Ja siis paneme vett täis. Kogu natuke kardab. Kogu ei saa aru. Hakkab mässama. Ja siuke filter sees. Tähendab sensor. Et siis kui kass on siin ees, siis ta hakkab ise automaatselt tööle. Ligis on seal taga, siis see sensor ei näe teda. Ja siis kui tuleb enda käpas pea sinna ette, siis hakkab tööle. Ja ta ei mõista seda. Kui kõik pakid on puhtad, siis me lähme sellise suure IKEA kotiga postkontorisse. Ja alati on meil selline, vähemalt mul on selline jõuluvana tunne. Suure kotikesega viime kingitusi. Pane kinni. Ja nüüd me tulime Helsingisse reede õhtukest nautima. Lähme vaatame, kas saame Round Cafe uude asukohta sisse. Kas seal on kohti? Oi, kutsa! See on siis tiramisu sõõrik. Munki öeldakse soome keeles. Espresso martini mocktail. Cheers! Ma pean natuke segama seda. Proovi. Teine on kohvi mojito. Kohvi mojito. Ka mocktail.
kohvijoogid, mokteilid ei olnud päris meie lemmikud. Nad alles avasid selle koha ja see kelner ka küsis, et kuidas need olid. Ta ise vist oli ka natuke skeptilisem suhtumisega nendesse. Aga nüüd me tellisime siis latte, millega ei saa valesti minna ja Itaalia spritsi. Tere hommikust! Meie sõidame Helsingisse. Kleitiast, see on 13 Kleitiast. Ja me rentisime selleks lausa suure valge bussi, et neid stangedega vedada. Me käisime vaatamas neid eelmisel nädalal ja nüüd täna hommikul me lähmegi sõidame neile järgi. Lähme toome need ära ja vaatame, kuidas me need oma koju ära mahutame. Näite see mees läksid ühe suure stangega 5. korruselt juba alla. Ma viin neid väiksemaid siis käsitsi liftiga. Lisaks sellele meil on oma ehteäriga ka veel väga kiire, sest on pühade hooaeg. Inimesed otsivad kõik kingitusi. Nii et täna ka ma juba homseks tegin kõik karbid valmis, et homme läheks kiiremini. Need on kõik mul siin hunnikus. Ja nüüd ma peangi tegelikult veel tegema mingi 5-6 tükki, sest need vahepeal tuli veel juurde. Mul on nüüd üks kleit seljas. See on selline valge pulmakleidi moodi ja üks naine kirjutas meile, et ta tahab selle mõõte, aga see on väga suur mulle. Nii et me üritame seda mõõta, me ei oska eriti, nii et vaatame, ma oskan nagu muidu kleite mõõta, aga see on nii suur, et seda on kuidagi keeruline. Tulime siis nüüd jälle Helsingisse. Me tuleme natuke siia shoppima ja siis, kuna mul oli see nädal sünnipäev, siis me lähme restorani sööma ka. Kiitos. Millega see on? Šokolaadiga. See on väga hea. Šokolaadilehn on küll. Seda croissanti nõusuta. See on siuke mandli croissant. See ma ei ütleks väga, et croissant. See on pumpkin candle. See on ka päris hea. Mulle väga meeldivad need tassikesed. Ma juba nägin ma neid ühes teises. Nad on käsitsi valmistatud sellised suured ja siin on sellised loomakujukesed, aga see üks tassike maksab 40 eurot ja no ei ratsi ju nii kõrgelt osta. Siuke roosa ja siis siin on kiisuka peal. Nii nunnud. Me teeme hinnamängu. Mis arvate, palju klaas maksab? Ma olen praegu 60 euros. No 70 siis. No ei saa maksta rohkem. 80. Üle 100 või? Mis asja? Palju sul maksab siis? No aga see valge näeb küll täpselt nagu tavaline klaas välja. Tea, jah? Palju see on? See on ka siis mingi 50 eurot. 80 eurot klaas.
myös noin mandeleita. Joo, nosti siellä, sulla voit laittaa täällä. Laittaa se rahat ja murtti. Kiitoksia. Nyt seuraava. Me oleme siis Olivia Klubi restoranis. Me oleme siin nüüd juba mitu aastat käinud järjest ja siin on väga-väga hea carbonara. Me mõtleme võtta seda burratat eelroaks ja carbonara siis pearoaks ja ma kindlasti tahan mingit mocktaili ka. Rääge, mis sa tellisid? Ma ei tea. Ma ei oska näelda, sest ma ei korrekti on mind. Ta võttis mingi pasta soome kanaga. Ma võtsin carbonara ja mina võtsin mingi mocktaili, tema võttis Negroni kokteili ja siis ma võtsin espresso martini ka veel. Saime oma pastat kätte, ta näeb väga hea välja ja see on ka väga hea. Ma olen seda iga kord siin võtnud ja burrata oli ka väga hea. Meil oli burrataga selline case, et me ootasime seda pool tundi vist, või isegi rohkem. Täpselt ei tea aega, aga siis me ükskord vaatasime, et nagu natuke nagu kaua läheb selle eelroaga. Ja siis varsti tuligi mingi teine tüüp meie juurde ja tuligi välja, et nad olid meid ära unustanud. Ja nad tegid selle uuesti ja siis ütlesid, et on nende kulul see burrata, nii et väga viisakas neist. Aga see burrata oli väga hea. Kiisudel on söögiaeg. Fatima tuleb ka oma tornist alla. Ta on terve päev seal olnud, aga kohe kui söök pandakse ette, siis tullakse alla. Lola! Tahad juba oma kausikest, jah? Lola! Kohe saad. Joo, kohe saad. Kõik kiisukesed ootavad ilusti. Kennet puhastab seal autot, aga näha. Täna on väga vastik ilm, sest et terve öö sadas ilusat paksu lund ja nüüd hommikul sajab vihma. Aga me läheme uuesti Euroshoppingule. Ma tahan leida endale uut joogipudelit. Nii et siis me läheme sõidame natuke ringi. See on päris hea lõhn. Lähen seda õuna valusut seda. Natuke liiga tugev vist. Aga see kõrres on küll väga väike. Aga sellel on lihtsalt katkinesid sees. Siuke suur nagu Stanley Cup, aga siin see maksab 8 €. Ja ma olen ammu tahtnud endale mingit sellist tumblerit, mida panna öökapi peale, et kui tuleb öösel joogijana, siis ma ei peaks minema külmkapi juurde. Nii et see on super. Me oleme nüüd siis tagasi oma jõulushoppingult. Ma rohkem ei jõudnudki filmida, sest ma jäin täiesti haigeks too päev. Ja ma siiamaani olen haige, ma olen hääl nii ära. Aga ma mõtlesin, ma ikkagi näitan, mis me ostsime. Täna käisime ka veel paaris poes, et pokikeste sisse siis mõned asjad osta. Peale tumblerite ostmist me läksime siis Normalisse. Normalist me ostsime mulle selle Bioderma mitselaarvee, mis on mu kõige lemmikum näopuhastusvahend ja see võtab minu meelest meiki ka kõige paremini ära. Siis ma võtsin prooviks, seal on see St. Moritzi Fake Tanni, et vaatame, kuidas see jääb. Ja siis edasi me läksime Ritualsi. Ritual siis mul oli lunastamata siis oma sünnipäevakink. Mõlemad aastad on olnud see nende siis seep. See aasta ma valisin selle punase sarja oma, et oleks natuke selline jõululine.
ja siis ma võtsin veel selle Sakura sarja oma Laundry Deluxe Refreshing Spray. Sakura sari mulle väga ka meeldib rituaalsis, selle sarja kehatooteid ma praegu just kasutangi. Siis me käisime sellises Soome disainipoes ja sealt me leidsime sellise huvitava Santa Saus jõuluvanakastme. Täpselt ei saa veel öelda, et mis see on või kuidas see maitseb, aga siin pidi olema siis ploomi ja kaneeli, mis annab natuke jõululikkust sellele, et ilmselt mingi selline jõululik kaste see on. Siis võtsime sellise mini sinepite seti. Siin on küüslaugu tšillisinep, pohlasinep ja konjakisinep. Et sellised asjad ka prooviks. Siis Gerd käis juuksuris Helsingis ja mina seal ajal käisin siis natuke poodides ringi. Ma käisin ka Soomes on populaarne thrift store Kaltsukas Uff. Sealt ma leidsin sellise pärli, selline kootud villast jõulukampsun. Ja mulle hästi see värv meeldis, see on selline tumeroheline, siis siin on sellised kuusekesed ja järjest läheb tumedamaks need toonid, et on nagu päikseloojang. Tõesti, no see on nii siuke autentne vintage jõulukampsun ja see on nii soe seljas ja väga rahul selle ostuga. Oli täpselt mulle loodud. Riietepoodides Gina Tricot on mul lemmik riidepood siin Soomes või noh, üks lemmikuid kindlasti. Sealt ma ostsin sellise oversized lühikeste varrukatega ka kampsuni, et see on siuke villamaterjal, aga siis samas sellel on lühikesed käised. Seda ma olen siis Soome tüdrukuid hästi palju igal pool kandmas näinud. Nii et nüüd, kui ma siin elan, siis ma ei saanud ka alla jääda ja ostsin ka. Ja siis ma olin oma õega üks päev FaceTime'is. Ta mainis, et talle meeldivad purbasketid, nii et ma tegin talle mingi sarnase purbasketi laadse kinkekorvi. Ei saa seda just eriti kollutada. Okei, ma lihtsalt näitan, mis siin siis on. Esiteks siis ma ostsin talle ka selle suure tumbleri, aga roosat värvi. Siis sellise kehakoorija Wild Cherry kirsiga siis. Siis selline väga kaunis pudelis ja selline sätendav duši ja vannikeel, nagu mingi vullujoogike. Siis selline vaseliini kinkekomplekt, kus on nende siis huulepalsam ja küüne ja kätekreem ja siis pintsel ka veel huulte jaoks. Et kui sa ei taha siis seda huulepalsamit näppudega panna, siis võid ilmselt panna ka pintsliga, ma arvan. Siis on sellised 2 näomaski loomakeste nägudega, KitKat valge šokolaadiga pallikesed, selline piparkoogi või küpsise vorm, aga kassi kujuga. Minu meelest nii armas, ma pean endale ka sellise ostma. Selline armas piparkoogi majakesega tassike. Ja siis on mul talle selline veel ehe. Ma andsime talle küll meie enda brändi ehteid ka, oleme andnud muidugi, aga ma tahtsin talle teha siis selle nominationi laadse erinevate charmidega käevuruga, kus on muide siis iseloomustavad erinevad charmid. Näiteks, siin on näiteks lennuk ja korvpall. Ta nimetäht, siit vist ei ole eriti hästi näha, aga koer ja kass on veel siin ja minu meelest väga armas ja siuke ja teda iseloomustav ehe. Ja siis Eestis on mul veel talle paar asja ootel juba. Nii et täitsa armas korvike tuli, ma arvan. Aga nüüd ma arvan, et ma lõpetangi lõpuks selle video ära. Me alustasime seda ju oktoobris ja kuidagi kaootiliselt on see jõudnud peaaegu jõuludeni välja. Nii et ma arvan, et on aeg otsad kokku tõmmata, sest et kohe-kohe paari päeva pärast me läheme Eestisse ja siis alustame juba uue jõuluvideoga Eestis. Tšau! Ma tõin kassidele juba puurid üles ja tundub, et Koko on valmis minekuks. Ta juba pikemat aega chillib seal sees. Koko! Kas tahad minna Eestisse?